Tšau! Me käisime täna sõbrannaga baaris Koltsukas, ühes, mis asub Põltsamaal Puhuristis ja teine nendest koltsukatest oli see külavaheline koltsukas, millest ma ka tegin ühe video. Aga ühesõnaga ma alguses mõtlesin, et ma ei hakka üldse sellest käigust videot tegema. Aga kui ma lõpuks nende asjadega koju jõudsin, siis ma mõtlesin, et iseenesest eelmised koltsuka videod teile väga meeldisid, sest et nendel on päris palju vaatamisi olnud. Nii et ma siiski mõtlesin, et prooviks neid riideid kodus selga ja näiteks neid teile ka. Ja kui teile seda sorti videod meeldivad, siis palun pange like ja ma tean teinekordki selliseid videosid teha. Ning subscribe'ige palun, kes veel ei ole subscribe'inud, sest et ma panen igal nädalavahetusel videosid üles. Enamasti laupäeviti, aga ma lähen vahetan riided ära ja hakkan neid teile otsast näitama. Ja esimese asjana sain ma sellised mõnusad mustad sametised teksad. Nad on küll stretchid, aga nad ei ole liiga ümber. Ja mis mulle eriti meeldib nende teksade puhul on see, et neil on külje peal ja tagataskute küljes sellised kunstnahast sälgud, lõigud. Nad ei ole ka süsimustad, et neil on selline tumehall, kortsutatud, kulutatud mulje. Ja järgmine superleid on täissiidist selline kimono jakk, mis on kellegil käsitsi õmmeldud. Ilmselt käsitsi maalitud, värvitud. Ja seda annab eest trukkidega kinni panna. Igatahes väga stiilne. Järgmisena ma sain sellise mõnusa kampsoni, mis sisaldab viskoosi ja seega on väga mõnus, pehme ja langeb selliselt raskemalt, mõnusalt ning mulle meeldib see kukla peal olev lukk. Järgmise asjana ma ostsin ühe toreda väikse põlle, mida ilmselt saab kasutada kas kohvikute päeval või kenasti kodus süüa tehes. Ja mulle meeldivad need metallist kinnitused. Ja siis ma sain endale ühed imearmsad tudupüksid, aga ma ei hakka neid teile seljas näitama. Ja nende stiilsete pükstega on mul üks idee ja ma arvan, et ma ei hakka neid igapäevaselt kandma, aga võib-olla te kunagi kuskil näete neid. Ja järgmisena ma leidsin ühe seeliku, mida ma koha peal ei proovinud ja alguses mõtlesin, et võib-olla ma ei hakka seda kandmagi, aga kui ma kodus seda selga proovisin, siis see istus mulle nagu valatult. Ja ma arvan, et sellega oleks kõige sobilikum minna kuskile tantsima. Aga see seelik on sametist ja ta istub mõnusalt ümber ja näeb väga lahe välja. Ja see kleit on kõige ilusam kleit, mida ma kunagi kaltsukast olen ostnud või leidnud. Ta ei olnud ka kõige odavam valik, aga kuna ta istus mulle super hästi ja ta lihtsalt oli nii stiilne ja äge, et ma pidin selle lihtsalt ostma. Ja ma loodan, et mul on mingi hetk põhjust ka seda kanda. Ja minu lemmikleid tookordsest kaltsukaskäigust on see mantel, mis istub mulle valatult, on super soe. Ma võin öelda, et see mantel on minu hingeloom. Ma olen isegi poodidest igalt poolt otsinud mantlit, mis sobiks minu stiiliga. Aga senini ma ei ole leidnud sellist mantlit ja nüüd ta on siin. Aga sellised siis olidki seekordsed second-hand leiud ja teiega juba näeme mõnes järgmises videos. Tšau!